Villem Tomiste oleks järgmine rääkija. Tema on nüüd siis arhitekt. Arhitekt stuudios Tallinn ja nüüd on huvitav kuulda arhitekti vaadet. Arhitekti ja kodaniku, nagu ma saan aru. Kodanik võiks olla, jah. Tervist. Mina räägin ühe mõtte kiiresti. 2 mõtet. Üks on enda mõtte, mis ma ise olen mõelnud. Teine on üks selline tähelepanek maailmast, mida paluti. See pilt siin ees on siis Tallinna mereäär ja see tumedamaks tõmmatud ala on Tallinna Sadam, Tallinna Sadama suletud territoorium. Ja tegelikkuses on niimoodi, et sellest sadama tegevuseks vajalik ala on vaid selle piiri sees olev ala. Ja kui me siin räägime liikuvusest, siis me võime rääkida tänavast või avalikust ruumist, kus oleks tore viibida ja mitte ainult liikuda. Ja et need ruumid ise peaksid olema kvaliteetsed, siis üheks oluliseks asjaks on ka side erinevate ruumide vahel, et oleks võimalik üldse käima saada seda linna. Ja see Tallinna Sadam keset Tallinna linna on selle linna ju kunagi loonud, see on ülioluline, sealt tuleb meeletult inimesi sisse ja läheb välja. Ja samas on räägitud mingist rannapromenaadist kogu aeg. Ja siis, kui vaadata seda, nüüd võib juba rääkida sellest kultuurikilomeetrist, mis siis Põhja-Tallinnas natukene midagi nagu toimub, võib Pirita teest rääkida ja seda seotakse tihti omavahel Põhjaväila abil, sest kus sa siit lähed, eks ju, et siin on nagu merepiir, aga sadamad on ees ja tegelikult ei ole võimalik ju olla vee ääres, sest need laevad ikkagi on seal. Peale selle, kui räägitakse Põhjaväilast, siis on meeletult kallis projekt ehitada see kilomeeter. Ükskõik kui head tänavat. Iseasi, et ma millegipärast ei usu, et kui seda praegu ehitama hakata ja teha ka see tänav selliseks, et ta tõesti on mõnus elanikele, sest need planeeringud, mis on kehtestatud sinna äärde, ei ole linna elanikule kasutamiseks või nad ei ole adekvaatsed sellised linnalised ruumid või need planeeringud, mis on kehtestatud või ka need, mis on menetlemisel. Et ma räägin siit poolt algavatest mingitest järjekordsetest keskustest, et ma arvan, et selle Põhjaväila teema võiks ära lihtsalt unustada vahepeal. Ja et kuivõrd ma rääkisin sellest suletud territooriumist, et tegelikult on sadamale ainult vaja nagu seda ala loodemuulist, et see piir, mis siia on punktiirist tõmmatud, piirab praegusel hetkel sisuliselt taskuvargaid kruiisireisijate eest. Et kogu see ala, mis siin on, siit teenindatakse kruiisilaevasid, mõnda laeva, mis siia veel tuleb, aga sisuliselt ei peaks seda aeda ees olema. Et kardetakse lihtsalt, et linlane tuleb sinna. Klikime järgmise slaidi, et kui me võtaks selle aia maha siit ja laseksime linlased siia loodemuulile, mida on 800 meetrit, ja paneksime siit ühe paadimehe käima, siis oleks meil see promenaad ära tehtud niimoodi, sisuliselt 2 liigutust oleks aed maha ja see paadimees käima oleks see, ja see tähendaks seda, et oleks võimalik liikuda seda mööda rannapromenaadi olles mere ääres, sest ükskõik kuidas seda promenaadi siit sadamast altpoolt mööda käid, ei ole võimalik säilitada kontakti merega. Et mis see tähendaks siis kultuurikilomeetri pikendamist ilusti sinna loodekai otsa ja jalgrattaste ja jala saaks sutsti 10 minutiga rattaga kiiremini. Jalgsi saaks 10 minutiga Kadriorust vanalinna. See oleks minu enda mõte. Klikime järgmise mõtte ja siis siin on üks mees teeb kingasid, et kui paljudel meil siin on jalas kingad, mis on Eestis tehtud või Euroopas tehtud.
no näed. Et see, et kui me räägime liikumisest, siis selle kõige alus on jalanõu ja need jalanõude arendustegevus viimase 60 aasta jooksul on lähtunud auto kasutajast, mis tähendab seda, et see on selline modernistlik ajakasutus, et tehakse tööd, istutakse tööl, istutakse kodus ja sellepärast, et istutakse hästi palju, siis tehakse spordialanõusid. Spordialanõusid tehakse erinevate liikumiste jaoks ja millegipärast hästi palju sellest spordialanõude arendustööst kandub edasi, siis nagu, kuna nad on nagu millegi jaoks, millegi poolest ergonoomiliseks nagu tehtud, mida nad ei pruugi olla, kui arvestada jalutamist, siis tegelikkuses on see, et selliseid jalanõusid, millega jalutada, neid nagu ei olegi eriti ja selle peale ei olegi mõeldud viimase 150 aasta jooksul. Ei ole sellist kogemust, et on olemas kingsepp, kes teeb kingad või et on käsitsi tehtud kingad või et need on tehtud materjalidest, mis hingavad, nahast kingad, nahast saapad. Selle asemel on meeletu selline reklaamitööstus, kes kogu aeg räägib uutest mingitest materjalidest, mis siis hoiavad külma või hoiavad vett eemal või tegelikult nahk on juba, see ongi nagu päris hästi leiutatud asi. On teisi materjale, mida on ka viimase sajandi arendustöö pakkunud, mis on looduslikud, aga tänu teadusele on need edasi arendatud sellisteks, et millest saab siis nagu natukene veekindlamaid jalanõusid teha. Et see oleks selline mõte välismaalt või mujalt maailmast, et võiks käia kingadega, mitte spordialanõudega. Kõik. Et selline kiire süstik sissevaade väga erineva nurga alt nüüd liikuvusse. Kas on küsimusi arhitektile? Hetkel ei ole. Jaa, okei. Üks siiski on. Mul on pigem üks täpsustus, et võimalik tulevane Põhjaväil kannab nüüd nime Reidi tee. Mis tee? Riigi? Reidi tee. Ja on. Okay. Aga ikkagi tee, mitte tänav. See on selline, see miljöön või imagoloogiline tähendus, et kui see on tee, siis see on nagu selline, et võiks olla tänav vähemalt. Mul on üks praktiline küsimus. Mulle väga meeldis su mõte, et saaks väikse praamikesega või paadikesega seal ühest sadama kai pealt teise peale. Kuidas seda lahendada talvisel kehval ajal? Ma ei tea täpselt, kuidas need Helsingi sadamates väiksed praamid sõidavad ühe saare pealt teise peale. Sõidavad nad talvel ka? Ma ei tea. Seal võib sõita, sest see laevatee on ju talv läbi lahti, eks ole. Jah, just, aga mingi jääkindel paat peab olema või väike praamike. No just, et see oligi vihje, et Helsingis on ju lahti, et küll... Jah, et sadama suudmes ei tohiks siis probleem. Ja neil on sellised praamid, mis sõidavad edasi-tagasi. Ja sinu kudluses on see niisugune paat, mis võtab ratturid ka peale, eks ole? Ma arvan küll, jah. Siis ma olen sõita kindlasti. Jah. Aitäh. Aga siis, et mis kingad sul endal jalas on? Mul on ühed Barcelonas tehtud looduslikust kautšikist tennised. Kõndivis kingad? Jah, ma arvan küll. Okei, väga ilus. Aitäh, et kõndisid siia poole. Ma annan sulle ka nüüd Maanteeameti koti niimoodi siit poolt ja Apollo raamatupoe kinkekaardid. Aitäh!